Need on siis inglitrompetid ja kuidas te need õieti hooldate ja hoiate? Ma ei tea, kas me õigus, aga me nüüd sügis hakkame vähem kastma, siis kui lehed ära lähevad, kui nad õitsemise lõpetanud on muidugi, ja siis paneme keldrisse. Ja keldris siis kuskil nii, et päris muld läbi ei ole kuivanud, aga noh nii. Kas te lõikate tagasi need ka? Jaa, tagasi lõikan küll. Tagasi lõikan ikka nii, et rootsud jäävad päris ikka. Siis nad ajab kevade ja ajab ise uued, hakkab kasvu tahama, toon kuskil märtsikuus juba nad karjakööki ja siis kastan rohkem ja hakkan väetama ja hakkab ise kasvama ja siis kui juba enam öökülma ohtu ei ole. Mis väetist? Aga ma olen ainult lilleväetist ja vahel neid lämmastikurohkeid ja niist, aga peamiselt lilleväetist, siis kui ta õitseb, siis õitsevate lilleväetised kastan. No need näevad päris suured välja nüüd juba, kui vanad need taimed on? No üks on 3 aastat ja teine on 2 aastane, aga ta kasvab väga kiiresti. Nii et ja ta läheb kasvama pistikust. Pistik mulda ja... Kas meie külma suve käes olid nüüd terve suve need taimed ja peavad nii ilusad näevad välja? No jah, nad on nüüd 3. kord juba õitsevad. Tal on nagu õitsemise periood õitseb ära, siis on natuke puhkeperiood ja siis läheb jälle uuesti õitsema. Aga muidugi ainult sel juhul ta õitseb, kui väetad hästi. Vot sellised inglitrompetid.